Kokku oleme tuvastanud umbes 70 000 lendu, millest ligi pooled rikuvad siis mõnda liiklusseadust. Mis reeglid kehtivad FPV-droonidele? FPV-droonid kuuluvad A3 kategooriasse, mis tähendab, et nendega tuleb hoida pikka vahemaad teistest inimestest, ei tohi lennata inimeste kohal ja siseruumides otseselt mitte ükski droonireegel ei kehti, aga jällegi hea peremehelikult jälgi, et sul ei oleks all inimesi ja ei saa lendaks kellelegi vastu pead. Miks on vajalik teha drooniload endale? Me oleme näinud enda statistikast, et üks inimene lendab tavaliselt drooniga umbes 6-7 korda. Ja see on selles mõttes ohtlik, kuna autoga sa oled iga päev liikluses, sa oled reeglitega kursis ja tõenäosus, et sa midagi valesti teed, on üsna väike. Kui sa lendad aastas 6 korda, siis unustad ära reeglid, sa ei ole kursis tegelikult sellega, mis on viimased nõuded ja tõenäosus, et sa kas enda drooni lõhud või teed kogemata kellelegi teisele liiga, on lihtsalt väga palju suuremad. Nii et sellepärast ongi mõistlik hoida ennast kursis drooni reeglitega ja hoida endal siis taskus kehtivat juhiluba. Kui palju olete tuvastanud illegaalseid droonilende Eestis? Kokku oleme tuvastanud umbes 70 000 lendu, millest ligi pooled rikuvad siis mõnda liiklusseadust, kas lendavad liiga kõrgelt või lennatakse liiga kaugelt niimoodi, et tegelikult ei ole enam silmaga drooni näha. Hetkel ei ole veel ühtegi suurt õnnetust juhtunud, aga kui me oleme tagantjärgi vaatanud neid lende, siis neid napikaid juhtumeid, kus kas lennuk ja droon on omavahel lähestikku olnud või siis on droon juba lendanud väga kaugele kuidagi rahva kohale, neid on ikkagi päris palju olnud. Ja mis on kõige levinumad rikkumised? Kõige sagedasem rikkumine ongi see, et lennatakse kas liiga kõrgelt, eriti lennujaamade lähedal, sest tavaliselt on kõrgus, kus lubatud on lennata 120 meetrit. Ja lennujaamade juures on see madalam, kuna lennukid siis tulevad, maanduvad ja tõusevad, seal peab olema siis droonid ka madalamal. Ja teine, mille vastu rikutakse hästi palju, on just see, et lennatakse drooniga endast liiga kaugele, sest ühel hetkel sa enam ei näe silmaga enda drooni ja see tuleb üsna kiiresti kätte, umbes 100-200 meetrit ja tegelikult see droon on taevasse kadunud. Aga seadus nõuab, et sa tegelikult pead nägema oma drooni kogu aeg, kui droon õhus on. Aga kui reaalselt see droon lennuki ette jääb, kas see on hullem kui lind?